Tere, kallid noored ettevõtjad, lapsevanemad õpetajad ja kõik õpilasfirmade fännid. Nägite just Eesti parim õpilasfirma veerandsajanda võistluse finaliste. Sel aastal oli järjekordselt rekordarv osalejaid. Lausa 448. Vähemalt õpilasfirmade arv tõuseb, siis et majanduskolinal kukub. Ka võistlus toimub meil sel aastal uuendatud süsteemis. Varasema 24 finalisti asemel on neist välja praagitud veel 12, et luua üks suur superfinaal. Olgem ausad, 24 Zoomi kõnet ühe päeva jooksul on isegi olav osaline jaoks ebainimlik. Aga mis ülekandes toimuma hakkab? Jagame auhindu selle aasta tegijatele. Tunnustame vägevamat vilistlast. Anname üle auhinna aasta parimale mentorile. Ning otse loomulikult toome ka välja Eesti parima ettevõtlusõpetaja. Seejärel annavad meie koostööpartnerid üle auhinnad silma paistvamatele õpilasfirmadele. Ning tänase ülekande lõpetame Eesti ettevõtlushariduse aasta kõige tähtsama pooltunniga. Kuulutame välja 3 kõige paremat õpilasfirmat riigis. Lisaks on Eesti parimal õpilasfirmal au ja võimalus esindada Eestit suvel toimuval Euroopa õpilasfirmade laadal. Või see on rangelt soovituslik, olgem nüüd päris ausad. Aga me pole ennast tutvustanud. Minu nimi on Kalev. Ja mina olen Karoliina. Vahetasime tänase päeva puhul dressid ülikonna vastu, et see galaõhtu teieni tuua. Kuigi me pidime teid kõiki kultuurikatlas nägema, siis päris värskendav on ka vahel uusi inimesi näha, mis sest, et meid siin ainult 4 on. Tõepoolest, Ruta ja Sebastian hoiavad meist 2 meetrit eemale, aga siin õhkkond on äärmiselt pinev. No vähemalt meie oleme samast perest, muidu oleks kaamera-tiimi päris raske meid ühte kaadrisse vist mahutada. Ja. Lisaks meie kaunitele naeratustele lahutavad teie meelt ka Eesti ettevõtlushariduse Kristjan Jõekalda ja Teet Margna. Junior Achievement'i oma dünaamiline duo Epp Vodja ja Ander Hindremäe. Ja kuna tegemist on juubeliaasta võistlusega, siis toovad nemad teieni värvikamaid seiku õpilasfirmade ajaloost. Meenutavad kõige meeldejäävamaid mentoreid. Ja heietavad jaburaimatest toodetest. Tänase galaõhtu avavad aga Eesti 2 kõige tähtsamat Kerstit. Esimene videotervitus täna Eesti Vabariigi presidendilt. Teie ees on Kersti Kaljulaid. Head noored, lugupeetud õpetajad, nüüd on see siis käes. Veerand sajandit õpilasfirmade võistlust. Palju õnne! Kui ma mõtlen, milline oli elu Eestis 25 aastat tagasi, kui esimest korda õpilasfirmade võistlusele eluvaim sisse puhuti, siis erines see väga suures osas sellest, millist elu me täna elame. Ka kool oli teistsugune. Arusaamine ettevõtlusest, tehnoloogia, kõik oli teisiti. Aga midagi oli ka samamoodi. Soov otsida, katsetada, proovida. See oli olemas. See oli olemas õpilasfirmadel 25 aastat tagasi ja on ka tänastel. Maailm on muutunud väiksemaks ja kolinud meie kõigi taskusse. See annab täna katsetamiseks muidugi eriti avarad võimalused. Proovige, kas tuleb välja? Pange edasi, kui ei tulnud välja, no äkki järgmine mõte juba tuleb ja saab teoks. Minu jaoks ongi õpilasfirmade suurim väärtus just julgus. Julgus proovida ja siis ka see proov päriselt teoks teha, ära testida. See päästab alla selle ettevõtliku vaimu, mis kõigis teis olemas on. Ja kui te vaatate tänasegi ürituse formaati ning seda, mida maailm viimaste kuudega on läbi elamas, siis ühte näitab see kindlasti. Olud võivad väga kiiresti muutuda. Nendes kiiretes muutustes on edukad need, kes suudavad, tahavad ja julgevad proovida. Head noored, kõigist teist ei saa tulevikus ettevõtjat. Vähemalt mitte ettevõtjat sellisel kujul, nagu seda nähti 25 aasta eest. Tänaseks ja homseks veelgi rohkem on aga kogu töö tegemise olemus nii palju muutunud, et tihti on keeruline üldse jagada, kes on ettevõtja, kes mitte, kes tööandja või töövõtja. Või kas peabki jagama? Sest üks olulisim muutus, mis töö olemuses on selle maailma kokkutõmbumise ja taskusse kolimisega toimunud, on, et inimesed võivad korraga olla väga erinevates rollides. Ühel hetkel teha tööd mõnele firmale Eestis, samal ajal anda tööd
3 vabakutselisele eri kontinentidel, siis võtta üldse mõnekuuline paus aktiivses töös, kuid ettevõte toimib ju edasi. Ja seejärel jätkata oma tegevust, aga võib-olla hoopis mõnes teises riigis. See kõlab keeruliselt. Tegelikult teile ilmselt ei kõla keeruliselt. Kuigi ma laias maailmas tähtsatele keskealistele inimestele sellest räägin, siis vaadatakse mind tihti üsna arusaamatult. Paljude jaoks teist ongi see just see üks ja ainumas toimimise viis. Teie jaoks ei ole see mingi väljakutse. Väljakutse on see hoopis riikide jaoks, kes peavad kohanduma, ühiskondade jaoks, kes peavad suutma sõlmida uue sotsiaalse kokkuleppe. Sest ka nendes uutes oludes tuleb ühel hetkel saata lapsed kooli. Keegi vajab arsti, keegi ootab riigilt, kui vaid teaks milliselt muidugi, ühte, teist või kolmandat teenust. Nuputamist on selle kallal kõvasti ja mul on tunne, et enne kui teie põlvkond päriselt otsustajate hulka ei murra, me seda kõike ka lahti ei haruta. Aga see aeg tuleb ruttu, vaadates ka seda, kui ettevõtlikud ja tegusad kõik täna siin konkursil olevad õpilasfirmad on. Ma ei tea, kas mõni neist firmadest kasvab suureks, aga ma tean, et paljud teist, kes te nende firmade taga olete varsti suurte ja oluliste otsuste tegijate hulgas. Sest te julgete ja te tahate. Ma tänan ka kõiki, kes teid sellel teel on aidanud. Õpetajaid, vanemaid, mentoreid, ka sõpru ja tuttavaidki, kellega vahest head ideed loopida. Minu tänu kuulub ka Junior Achievementi inimestele, kes need uskumatuna kõlavad veerand sajandit seda konkurssi on korraldanud ja teinud sellest Eesti suurima noorte ettevõtlusvõistluse. Aitäh teile ja palju õnne kõigile neile, kes võistlusel osalesid. Osad teist pärjatakse võitjateks, kuid tegelikult olete te kõik juba oma osalemisega võitnud. Jõudu tööle! Suur tänu, proua president, nende ilusate sõnade eest. Nüüd aga liigume edasi naise juurde, kelle valvuse pilgu all kogu trall nii hästi edeneb. Aga mitte liiga lõbusalt. Teid tervitab Junior Achievementi tegevdirektor Kersti Loor. Tere õhtust, head sõbrad, head kaasteelised. Mul on hea meel tervitada teid ja Eesti aasta tegijate galal. See Eesti parim õpilasfirma võistlus on tõepoolest olnud erakordne. Erakordne selle poolest, et juba 25. korda selgub Eesti parim õpilasfirma. Aga muidugi ka selle poolest, et esmakordselt, ja ma väga loodan, et viimast korda, toimus see võistlus ja toimub gala nii-öelda kontaktivabalt. Viimased 7 nädalat on meie elu paljuski pahupidi pööranud. Kuid see pahupidi pööratud aeg annab ka võimalusi uuteks arenguteks ja toob esile need oskused, mida olete aasta jooksul, kallid noored, just õpilasfirmas omandanud. Need on ettevõtlikkus, paindlikkus, loovus, katsetamine ja uuesti proovimine. Ja mul on hästi hea meel, et lugedes teie aruandeid sain ma kindlalt teada, et te ei ole alla andnud. Et te olete kogu selle aja otsinud uusi tootearenduslahendusi, et te olete otsinud uusi müügivõimalusi ja paljud teist ongi uute lahendustega turule tulnud. See annab mulle kindluse öelda, et see erakordselt raske õppus, mida me kõik koos läbime, annab teile väga hea stardipaku just selleks päris lahinguks, päris ettevõtlus maailmaks. Tänavune õppeaasta on olnud ka rekordite aasta. Rohkem kui 110 koolis üle Eesti tegutses sel aastal ligi 450 õpilasi minifirmat. Ja juba mitu aastat me tegelikult ütleme seda, et selle aasta õpilasfirmade sats on taaskord kõigi aegade parim. Nii ka tänavu.
väga paljud väga tugevad õpilasfirmad ei mahtunud täna siia 24 parima finalisti hulka. See, et me oleme teinud edusamme nii numbriliselt kui ka kvaliteedis, on lisaks sellele, et oleme teinud kõva tööd ja palju pingutanud, ka teie töö, head sõbrad, head õpetajad, mentorid, head koolijuhid, head partnerid, Haridusministeerium, SEB Pank ja teised head toetajad, kes te käite koos meiega seda ettevõtlusõppe teed. See tee on päris käänuline ja pigem ikkagi maratoni mõõtu. Aga praegu ma arvan, et teie kõik selle ekraanide taga ja mina ka tahame teada, kes on need selle erakordse aasta erakordsed tegijad. Ja seda me saame kohe järgnevast gaalalt teada. Head nautimist ja loodetavasti peatse kohtumiseni ja mitte kontaktivabalt. Aitäh, Kersti, nende julgustavate sõnade eest. Meie liigume aga kohe edasi oma ülekandemaratoniga. Nüüd viivad Epp ja Ander teid 25 aastat ajast tagasi, räägivad pisut teie eelkäijatest ja Euroopa võistluse poleemikast. Palun. No tere, Epp. Tere, Ander. No Epp, me oleme viimastel aastatel harjunud ikka seda õpilasfirma võistlust kommenteerima ja seda aina suurematest ja uhkematest ja glamuursematest saalidest. Aga mis siis nüüd? Oleme sunnitud tulema siia pilvede sekka. Ega sel pilveruumil ju viga ei ole, täitsa kena on. Aga me ei saa ju jätta, on ju võimalust ikkagi endale natukene eetriaega võtta, sest et me oleme ikkagi selle võistluse lahutamatuks osaks saanud, nagu sa tead, ja mul on väga hea meel, et sa täna minuga liitusid, sest täna 25 aastat tagasi juhtus üks väga märgiline sündmus, nimelt siis sündisin ju mina. Jaa, tõesti märgiline sündmus, aga peale selle täna umbes 25 aastat tagasi tundsin mina, et ma olen taas leidnud ühe asja, millega ma elus tegelda tahan. Ja see on meie õpilasfirma programm. Nojah, täna me vist paraku peame nagu keskenduma sellele vähem tähtsamale asjale sellel päeval ja rääkima natukene õpilasfirmadest. No Epp, alguse sai see pöörastel 90-ndatel, et millega see esimene õpilasfirma siis Eestit üllatas? Kas päris esimene õpilasfirma või võistluste esimene õpilasfirma? Võistluste esimene õpilasfirma oli tegelikult ka praegu, ma arvan, päris hästi müüva ideega õpilasfirma Juhuu, kes tegi õpetajatest tundide ajal salaja. Tol ajal oli see veel lubatud, tegid salaja õpetajatest naljakaid pilte ja tegid nendest pisikesed taskukalendrid. Ja miks see mõte oli ülihea, oli see, et kui õpetajad neid endast tehtud naljakaid pilte nägid, siis nad ostsid need pakkide kaupa kokku selleks. Ma ei tea, kas selleks, et need levima ei hakkaks või selleks, et ise neid oma sõpradele pakkuda, seepärast, et ega see ikka iga inimene kalendri peale ei mahu. No kuidas sina oleks käitunud, kui sinust oleks ringelnud kalender, kus on prill poole nina peal niimoodi? Mis oleks käitunud? Minust oligi kalender, aga muuseas prillid sain ma alles 10 aastat tagasi. Tol ajal, 25 aastat tagasi ei olnud prille, aga õnnetuseks ei olnud mina üksi pildi peal, vaid pildi peal oli veel 2 õpetajat, kes olid selle töö ehk kokkuostmise minu eest ära teinud, nii et ma ühelt meelitasin ühe kalendri ikka enda jaoks välja. No Euroopas esimesel võistlusel me nende pärast vist häbi liiga palju tundma ei pidanud, aga mida vist ei saa tegelikult öelda ühe tänase võistluse kohtuniku Karl-Juhan Paadami kohta, mis kui kuulujutud minu teada tõele vastavad, siis tema sellel ajal, kui oli žüriivestlus, oli hotellivoodis pikali kerge nohu tõttu. Ander, 25 aasta jooksul oleks ammu aeg teha vahet libauudistel ja pärisuudistel. Karl-Juhan Paadam oli Euroopa võistlustel Moskvas 39 kraadi palavikuga ja tegi läbi kõik etapid, kaasa arvatud esimesel päeval organiseeritud laevareis ümber Moskva, selleks, et me näeksime Moskva kaunidusi. Väljas oli 36 kraadi sooja, Karl-Juhan Paadamil oli 39 kraadi palavikku. Nii et liida kokku ja vaata, mis sealt tuleb. Nii, aga ei, võistlus läks hästi. Putin pidas meile videotervituse, tol aastal aastaid tagasi ei tundunud see olevat väga suur asi ja saal oli dekoreeritud mitte pilvedega, vaid sinipuna-valgete õhupallidega.
aga läks meil väga hästi, seepärast et esimest korda öeldi pärast seda, et me tegelikult olime 3. koha arutelul. Jäime ilma sellest, aga noh, mis seal teha? No nii, nüüd ei teagi, mida uskuda, kas kuulujutte või Epp Vodjat tagasi stuudiosse. Mina usuks siinkohal pigem Eppu. Seda küll, aga no kallis vennakene, no, minu meelest oleks pidanud ta karantiini pandama. Point on hea, aga noh, ajad olid hoopis teised. Hiina kohal oli sudu veel. Inimesed käisid vabalt ringi ja poes oli vetsupaberit. Päevakajalisemate teemade juurde liikudes tervitame kõiki, kes meiega vahepeal liitunud on. Tere tulemast, jõudsite täpselt õigel ajal. Sest me hakkame tunnustama inimesi, kes seda tõsiselt väärivad. Inimesed, kes grupitöödes alati kõik teiste eest ära teevad. Või no, ausalt öeldes, see on muidugi piltlik väljend, sest nemad on pigem need, kes neid grupitööd kätte jagavad. Anname kätte auhinnad aasta tegijatele, sealhulgas vägevaimale vilistlasele, mõjukaimale mentorile ja õhinaimale õpetajale. Need tiitlid on välja valitud rahva poolt soovitatud kandidaatidest. Tunnustame kõik koos neid, kes on tõeliselt tunnustamist väärt. Alustame vägevaima vilistlasega. 28 aasta jooksul on Junior Achievement Eesti saanud endale hinnanguliselt üle 50 000 väärika vilistlase, kellest nii mõnigi on saanud tõsiseks tegijaks nii Eestis kui ka välismaal. Juniori programmide eesmärk ei ole kunagi olnud olla tippsündmus noore inimese elus, vaid pigem luua tugev stardiplatvorm, kust saada tõeliseks tuleviku tegijaks. Seetõttu hindame konkursi raames just eelkõige saavutusi, mis on korda saadetud pärast õpilasfirmade programmi läbimist. Meie oma alatis šarmantne Kersti Loor annab üle vägevama vilistlase tiitli. Kersti, järg on sinu käes. Palun. Aasta vilistlase õpilasfirma ei jõudnud kunagi finaali välja. Küll aga jõudsid sinna tema klassikaaslased. Tema õpilasfirma oli pigem ebaõnnestumiste jada, mis aga andis suurepärase õpikogemuse, nii et tema lugu kuulub tänaseni ja Eesti parimate õpilasfirmade lugude kullafondi. Pärast kooli lõpetamist ei kadunud ta silmapiiri taha, vaid tuli alati appi, kui me teda kutsusime. Ja tema toel on nii mõtmedki ja Eesti üritused saanud oma näo. Ta on praeguse aja kangelane, töötades viirusevastase võitluse eesliinil. Ettevõte, mida ta juhib 2014. aastast, on selle aja jooksul kasvatanud märkimisväärselt oma haaret ja tulemuslikkust. Ja Eesti aasta vägev vilistlane 2020 on Kristo Timberg, aktsiaselts Chemi-Pharm tegevjuht. Tänud sellise vahva üllatuse ja tunnustuse eest. Kui Kersti nädal aega tagasi helistas, olin just lõpetanud pikad koosolekud ja kõnesid tuli salvestamata numbritelt vasakult ja paremalt. Ja praegu sellised pingelised ja kiired ajad ka, et mõtlesin, et mis nüüd jälle lahti ja kes need kõik on. Aga tuli hoopis selline tore üllatus, et Kristo valisime su aasta vilistlaseks. Kohe tegi mul tuju rõõmsaks ja õhtu toredaks, et aitäh teile selle tunnustuse ja meelespidamise eest. Õpilasfirmat tegin mina mingi 15 aastat tagasi ja hiljem aitasin ja olin nõu ja jõuga abiks igasugust muude ürituste ja asjade korraldamisel. Peale mida küll tuli vähe pikem paus sisse, aga olen tegelikult viimasel ajal korduvalt mõelnud ja peale, et peaks uuesti ühendust võtma. Lihtsalt seekord nüüd jõudsite teie ette. Aga veel kord suured tänud teile ja vahvat gaalaõhtut. Suur aitäh sulle, Kristo, nii sinu panusest praeguse pandeemiaga võitlemisel. Kui ka kõigile noortele ettevõtjatele eeskujuks olemise eest. Junior Achievement Eesti soovib tunnustada lisaks vägevale vilistlusele ka inimesi, kes on vabatahtlikuna aidanud kaasa noortes ärivaistu arendamisele. Tahame esile tõsta neid, kes on jaganud oma teadmisi õpilastega klassiruumis või ärikonsultandile ning aidanud lähendada ettevõtlusõplet tegelikule ärimaailmale. Meie oma armas Maria Henriksen annab üle aasta mentori autasu. Palun. Tere kõigile siit Ida-Virumaalt.
meil on hea meel täna üle anda aasta mentori tiitel. Enne seda tsiteeriksin ma ühe tema õpilasfirma kommentaari tema kohta. See inimene on mõnele firmale olnud suurimaks julgustuseks kogu õppeaasta jooksul. Ta õpetab oma šarmi ja geniaalsust oskuslikult ära kasutama. Ta suudab juhendada noori nii, et neis hakkavad ise tekkima ideed, kuidas veelgi suuremalt ja vägevamalt edasi minna ning alati anda endast 110%. Tänu tema innukale õpetamisele on sel aastal leidnud mitmed õpilasfirmad oma edutee otsa. Kogu selle suure töö kõrvalt õpetab see mentor aga seda, et kõige olulisem on oma tegemistest rõõmu tunda. Ma usun, et selle avaldusega liituvad mitmed tema mentordatud õpilasfirmad. See mentor ise oli aastatel 2012 kuni 2013 õpilasfirma liige. Täna annab ta oma hindamatut panust organisatsioonis Southwestern Advantage Eesti. Ja ma tahaksin talle öelda südamest suur aitäh kogu tema antud panuse eest. Aasta ettevõtlusmentor on, kes see on? Oleksi Krasnoperov. Palju õnne! Wow! Mina või? Aitäh teile! Selle tiitli saamine on minu jaoks suur au. Kui sain ettepaneku hakata mentoriks õpilasfirmadele, meenus mulle, kuidas ma ise kunagi õpilasfirmad tegin. Siis sain aru, et tundsime kõige rohkem puudust just heast mentorist. Et seega otsustasin ma kohe, et tahan noortele abiks olla. Minu jaoks, ma arvan, see oli vägev kogemus ja ma tunnen, et suutsin väga palju teadmisi ja oskusi jagada. Minu jaoks tähtis teiste mõjutamine heas suunas ja olen veendunud, et õige mentor muudub elu trajektoori positiivses suunas. Soovin tänada oma mentoreid Southwesternist, koolist, ülikoolist, selle tõuge eest, mis nad mulle positiivses suunas andsid. Suured tänud õpilasfirmadele, kes tegid suurepärase töö ja õpilastele, kes mind nomineerisid. Olete ägedad! Aitäh, Oleksi! Tore on näha mentoreid, kes noorte edukuse nimel tõeliselt pingutavad. Ka meil oli suurepärane mentor, kes muideks oli inimene, kellega te juba täna tutvunud olete. Ja tõepoolest, kuigi kumbki meie firmadega lõppvõistlusele ei jõudnud, siis see ei takistunud meil suurepäraseid mälestusi loomast. Tänase ekspertgrupi meespool Ander Hindremäe võttis meid alati hea meelega Tallinna lennujaama VIP-lounge'is vastu. Sellest me vist rääkida ei tohiks. Ja siinkohal on suurepärane võimalus ära mainida, et kui postitate sotsiaalmeediasse tänasest lõppvõistlusest, kasutage kindlasti hashtagi PUF2020. Kindlasti lisage juurde ka hashtag underpressure ja Ander kindlasti A-ga. Jäänud on anda veel üks aasta tegija tiitel, nimelt aasta ettevõtlusõpetaja 2020. Seda auhinda antakse välja juba 8. aastat, kusjuures 2017 anti välja ka läbi aegade parima ettevõtlusõpetaja tiitel. Oleme tänulikud kõigile, kes panustavad oma aega, energiat ja ajurakke selleks, et õpilastele neid teemasid lahti selgitada. Seega anname järje üle Juniori tegevdirektorile Kersti Loorile. Aasta ettevõtlusõpetaja alustas õpilasfirmade juhendamist 2013. aastal. Aasta-aastalt on saanud temast järjest tugevam tegija. Aasta-aastalt nõudlevad tema õpilasfirmad järjest kindlamini kohti Eesti õpilasfirmade varemikus. Ka sel aastal on 2 tema õpilasfirmat õpilasfirmade võistluse finaalis. Oma koolis innustab ja toetab ta õpilasfirmasid väga hästi. Ta korraldab õpilasfirmade müügipäevi, kutsub põnevaid ettevõtjaid koolitundidesse ja käib oma õpilastega ettevõtetes.
tema õpilased hindavad teda tema aktiivsuse ja avatuse pärast ja ütlevad tema kohta, et ta suudab lühikese ajaga anda väga hea pildi majandusmaailmast. Aasta ettevõtlusõpetaja 2020 on Külli Hiiemäe Metsar Viljandi gümnaasiumist. Palju õnne, Külli! Tere, Külli! Tere! Palju õnne! Mis tunne on siis sellist auväärt tiitlit vastu võtta? No see on täiesti uskumatu tunne, et kui ma sellest ka, nagu siin juba enne öeldi, nädala jagu teada sain varem, siis tõesti, see on nii uskumatu, et ma täna juba võin seda kirjeldada. Suurepärane. Aga veel kord, palju õnne teile meie poolt ja ühtlasi suur tänu Oleksile ja Kristole teie panuse eest Eesti õpilassõnade programmi. Ja neile, kes meie ülekandega siis vahepeal liitunud on, tere tulemast. Nii. Aga kuna me oleme kõik aastategijad ära tänanud, kas te saaksite siis palun äkki lähemalt kirjeldada oma seda tunnet, kuidas ikkagi on siis seda tiitlit vastu võtta? Ja ma tahaksin kõigepealt väga-väga tänada kõiki, kes selle tunnustuse nagu taga on ja ma tunnen, et see on tõesti väga suur au. Aga see tunne, et ma olen mõelnud, et nende ilusate sõnade kohta, mis ma siin just kuulsin ka, et sõnal on ikka väga suur vägi. Ja ma tõepoolest tunnen ennast nagu üks kevadine karu, kes päikesepaistel rahulolevalt peisitab ja peale kurnavat ja sellist pikka talve ja vaatan tagasi. Ja samas ma tunnen, et selliseid talvemaratone ma võtaks ikka jätkuvalt vastu ja teeksin edasi. Ja tahan väga tänada Junior Achievementi, ilma kelleta nagu ei ole võimalik tegelikult, ma arvan, ühelgi ettevõtlusõpetajal hakkama saada. Et ma olen nagu nendelt saanud väga-väga suurt tuge. Eriti tahan ma siis tänada Kerstit ja Eppu ja Merikest ja Elbet, Aljonat ja Liisi, sest kõik, mis puudutab ettevõtlusõpet, kõik selle, mis puudutab seda programmi, käib ju läbi nende ja nad on alati olemas. Et nende peale võib olla kindel ja nad toetavad. Ja loomulikult tahan ma väga tänada oma kõiki imelisi õpilasi, oma kolleege ja muidugi oma pere, sest ma arvan, et mitte ainult mina, vaid kõikide õpetajatega ja võib-olla ka kõigi inimestega on nii, et kui nad on kõik üks ketilüli ja see kett saab olla täpselt nii tugev, kui on see lüli ja ilma selle toeta ei ole ühtegi lüli. Ja praeguses olukorras, kus me sellisel virtuaalsel teel siin kohtume, võib-olla oma õpilastele ma olen alati öelnud, et kui sul endal ühtegi originaalset ideed ei ole või väljendit, mis sa tahaksid kasutada, siis pöördu ikka klassiku poole. Et ma tahaksin ka öelda, et parim asi tuleviku kohta on see, et ta tuleb üks päev korraga. Seda on öelnud Abraham Lincoln. Et suur-suur tänu kõigile. Palju õnne veel kord. Aastategijate auhinnad on üle antud ja läheme edasi eriauhindadega. Karoliina, teie õhvil oli päris vinge toode. Kas te saite ka mingid eriauhindad? Kusjuures isegi saime ja meie õpilasfirma tegi siis särgitrakse, sellised särgitraksid, mis käivad ümber jala, kinnitavad särgi külge, hoiavad triiksärki pükstes. Aga kuigi me lõppvõistlusele ei jõudnud, siis mäletan ühel laadal meid tunnustati vähemalt hea boksikujundusega
Jaa, muidugi. Teil oli suurepärane tootemodell selle pärast. Ja sinu karvased jalad aitasid kindlasti brändingule kaasa. Ma ikkagi arvan, et kui ma oleks osanud paremini modelli valida, siis ma oleks ka ERM-i lõppvõistlusele jõudnud. Ma ei pea suga nõustuma, aga vähemalt on see pilt igaveseks õpilasfirmade ajalukku jäädvustatud. Ja muidugi, aga mida karvast on veel Junior arhiividesse jõudnud, lahkavad meie ekspertgrupp Epp ja Ander. Palun! Et me arutasime sinuga eelnevalt õpilasfirma võistluse algusaastate fruktide üle, aga tuleme nüüd mõned aastad edasi, majandus kasvas, elu läks edasi, populaarseks hakkasid muutuma arvutid. Mida selle trendiga suutsid välja mõelda õpilasfirmad? Kõige silmatorkavam esimene oli õpilasfirma Rätt, Sirgulinnast pärit. Nemad on need, kes vähe sellest, et nad jõudsid välja Euroopa võistlustele oma karvastatud arvutiirtega. Nad jõudsid välja ka Euroopa filmi, mida 2 nädalat näidati Euronewsis pidevalt. Aga Rätist, mis Rätt oli? Nad võtsid arvutiired, katsid selle pehme riidega, panid sinna vuntsid, silmad, ninaotsa ja kõrvad ja müüsid seda päris hea hinnaga. Nii et tol ajal Eesti kroonides maksis see 60-70 krooni ja aeg oli teine. Nii. Ja igal juhul läks neil väga hästi. No karvaniir oli vägev, aga ega loovust ei jäänud neil ju puudu ka siis, kui tuli minna Euroopa võistlusele ja selgus, et inglise keele oskust ei ole neil kellelgi väga palju. Ei, see ei ole õige. Teistel oli, Mardil ei olnud. Aga Mart oli särav kuju, ilma temata minna ka ei saanud. Ja Mart oli oma müügiprotsessis muuseas võiks olla väga hea eeskuju praegustele müüjatele, kes õpivad pähe oma pikad lookesed küsimustega. Mart läks, võttis hiire sabapidi näppu ja Rätt, bai. Ja nii tema käis mööda inimesi, näitas oma arvutiirt, näitas näpuga peale Rätt, bai. Ja ta müüs, nad said müügipreemia Euroopas just nimelt selle sama stiiliga. Öeldi, et vaadake, kui vähe on vaja, kui siirust jätkub. Ja minu meelest on see hea õppetund ka praegustele müüjatele, kes vahel arvavad, et pikk müügikõne, kus hinge ka ei tõmmata, on võlusõna. Ei ole. Aeg-ajalt aitab siirast 3 sõnast. No ja arvutiired karvased tuli karvastada ka mobiiltelefonid. Aasta oli 2011 ja meenub õpilasfirma SOCME. Minule 3 asja nendega seoses. 4 musklites kutti, 1 pisikene tüdruk ja mobiiltelefon, mis turritas Urmas Vaino televisioonisaates pooleldi nende sokist välja. Mis on sinu mälestused? Vähe sellest, et nende sokist välja, nende roosast sokist välja. Nad said tootmisjäätmeid sokifirmast, suvast. Ja tegid nendest oma esimesed mobiilikatted, arvates, et see on tont teab, mis innovatsioon. Aga sellest ei saanud innovatsiooni. Innovatsioon tuli siis, kui nad aru said, missuguse varandus on neil peidus nende firmas. Aga nendega juhtus kogu aeg midagi. Poisid toimetasid kogu aeg igal pool. Ega nad sellega võitsidki. Nad ei võitnud oma innovaatilise ideega, vaid nad võitsid sellega, et nad olid igal pool müügil. Nad igal pool sehkendasid, annetasid koorte varjupaigale, müüsid muttidele, mobiilisokke, igasugust asju tegid. No sellise ideega siis, aga kes oli see müstiline vähemalt 2 korral härrasmeeste poolt kuutöötajaks valitud pisike tüdruk Airiin? See oligi nende ainus töötaja, teised olid juhid. Airiin võeti, et oleks keegi, kes õmbleks. Aga siis tuli järsku välja, et Airiin tegi kõike, ta ainult ei õmmelnud. Kui nad annetasid koerte varjupaigale 25 kilose koeratoidu, siis tassis selle kohale Airiin. Nii et ta tegi alguses kõike. Siis tuli järsku välja, et kust innovatsioon tuli, oli see, et Airiin vist mõtles piltides, ta joonistas pidevalt. Ja Airiin suutis inimestest teha 2 minuti jooksul ära tuntava portree Jaapani stiilis. Ja kellelgi tuli mõte hakata neid printima nende sokkidele. Ja vaat siis läks õige äri lahti. Selle mobiilisokki sai isegi Eesti president. See saadeti Norras toimunud võistlustel prints Haakonile ja äri käis. No nii palju siis karvastest õpilasfirmadest ajaloos. Tagasi stuudiosse. Suur aitäh teile selle värvika ülevaate eest. Nüüd aga liigume edasi esimese eripreemia juurde. Rahva lemmiku tiitli annab välja Ibise peadirektor Madis Laid. Tere, Madis! Tervist! Äkki keritaksid pisut saladuse loori, et mis täpsemalt Ibise omalt poolt on välja pannud?
selle tunnutit kogu firmale õhtusöögi. Et antud olukorras saab kindlasti ka koju välja. Aga suurepärane. See on kehtib kuni aasta vältel, et ma usun, et selleks ajaks on kindlasti võimalik tulla külla. Selge, väga vinge. Aga kõik ülekandevaated ilmselt juba ootavad põnevusega, et kes siis selle rahva lemmiku auhinna võitis? Mul on hea meel teatada, et rahva lemmikuks valiti Facebooki hääletuse tulemusena õpilasfirma, kes võitis kindlasti kõikide kodusolijate südamed, valmistades popcorni maitseainet ning kelle toodet soovime ka kasutada Ibis hotelli restoranis. Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilasfirma Pulbrimeistrid. Mis teete? Saime ka just infot, et meie žürii on vaikselt jõudmas otsustamisega ühele poole. Praegu olekski perfektne aeg tutvustada meie 5-liikmelist asjatundjate gruppi, kes selle aasta parimad välja valivad. Esimene žüriiliige, keda teile tutvustame, on veebiplatvormi Shopperb omanik Martin Kivi. Ta on tegelenud tarkvaraarenduse, kasutajaliideste disaini ja projektide juhtimisega. Ja koroonakriisi tagajärgede leevendamiseks aitab Martingi oma panuse, pakkudes väikeettevõtetele soodsamaid tingimusi veebimüügi alustamiseks. Martini kooliaegne õpilasfirma oli aga üks aegade naljakamaid. Poisid müüsid ääretult edukalt klientidele patulunastuskirju ehk indulgentse. Ma ütleks geeniused ausalt öeldes, kui kirikule kõlbas sellist businessi ajada, siis õpilasfirma ammugi. Järgmiseks meie žürii koosseisu femme fatale Margit Raid. Ta on ärisuhete konsultant, atesteeritud koolitaja ja superviisor. Tema kirg on esinemiskunst. Margit on aastaid koolitanud õpilasfirmade finalistidest suurepäraseid lavaesinejaid. Tema kinnitab, et pole oluline, mida sa räägid, vaid mida kuulaja kogeb ja aru saab. Järgmine žüriiliige, Karl-Andel Reismann, on muusikaettevõtja, produtsent, helilooja ja manager. Tal on magistrikraad finantsjuhtimise eriala Rotterdamist ja finantsanalüüsi ning audititöö kogemus rahvusvahelistes ettevõtetes. Seetõttu hindab tema kõige rohkem õpilasfirmade juurest just finantsvõimekust ja potentsiaali. Karl-Ander on muuseas praeguse aja kõige edukam Eesti Laulu laululooja. Ja, eelmisel aastal oli 3 laulu finaalis, see aasta 4 laulu ja ta kirjutab ka laule Junior Achievement'i vilistastele. Kahju, et sel aastal Eurovisioon hukule määratud oli. 4. žüriiliige on Joonatan Oras, kes on kõigile tuntud õpilasfirma Fester asutaja ja turundusjuht. Üliedukast õhvist on nüüdseks kasvanud välja idufirma nimega Waste Fox, mis tegeleb kompostrite ja veepuhastusseadmete müügi arendamisega ning Joonatan on selle omanik ja juht. Varasemalt on ta tegutsenud ka turundajana mitmes edufirmas, näiteks ka Click & Grow juures. Ja viimasena tahaksime tutvustada auväärt žürii esindajat, juba tuttavat meest Karl Paadamit. Tema asutas Eestis 2012. aastal PVC Legali ning on viimase 5 aasta jooksul viinud selle riigi tulude lõikes suuruselt 5. advokaadibüroks ning on Eesti tehnoloogia ja fintech ettevõtete juhtivnõustajaks. 2017. aastal sai Karl Kesk- ja Ida-Euroopas PVC Legali juhtpartneriks, vastutades strateegia ja arendamistöö eest 16 riigis. Ta toetab ka kirglikult Eesti tehnoloogia innovatsiooni ning e-valitsemise ja idufirmade kultuuri. 2000. aastal oli just Karli õpilasfirma see, kes käis Eestit Moskvas esindamas Euroopa võistlusel. Ja Karl on meil ühtlasi ka videosilla vahendusel olemas. Tere, Karl! Tere! Räägi, kas on tõsi, et te tegid terve Moskva reisi 29 palavikuga kaasa? Võimalik, et nii oli tõepoolest, et seda mäletavad teised tõenäoliselt paremini kui ma ise, et sel hetkel, kui sa oled selles suures möllus, siis palavik on viimane asi, mille peale sa mõtled. Tõepoolest.
praeguses oludes see ei kõla nagu väga hea mõte, aga no küllap siis oli olulisemaid. Aga räägime pisut võistlusest, kuidas žüriil edeneb ja mis saama hakkab? Suur tänu, meil oli fantastiline päev. Suur tänu kõikidele osalejatele, te olete andnud meile kõvasti head materjali, mõtlemist ja toredat koostööd žürii plaanis. Et meid üllatas hästi kõvasti see, kuidas kõik suutsid selles uues võistlustingimuses tänu pandeemiale digitaalselt hästi hakkama saada. Et fantastiliselt tublid olete kõik. Samuti teiselt poolt üllatas meid äri poole pealt see, et kuidas te suutsite tihti pivotida ja adapteerida selle pandeemiale ka oma äris ja teha kodutoomist ja deliverit, et hästi tehtud kiire reageeringu eest. Et võib-olla enne kui me jõuame sinna, et hakata žürii tulemusi lahkama, et siis paar võib-olla sellist üldist kommentaari ja mõtet, mida me tahtsime teiega jagada, tulevased kolleegid, ettevõtjad, žürii poolt teile. Me soovime tugevat võitlusvaimu ja jäärapäisust. Enesekindlus aitab teid kindlasti hästi kaugele. Nii nagu Epka oma vahepealses kõnes mainis, siis jah, päheõpitud müügipitch on vist pigem eilne päev ja siiras, vahetu ja selge sõnum, kui sa usud ja oma tootesse või teenusesse kindlasti töötab mega hästi. Ärge unustage turundus. Eestlased kipuvad müüki ja turundust alati miskipärast unustama. See on hästi oluline ja seda tahaks alati rohkem näha. Ja muidugi, et ideed on toredad, aga selle teostus ehk execution on tegelikult absoluutselt kõige tähtsam. Ja muu hulgas loomulikult me žürii tahab väga tänada ka Junior Achievementi, Epp, Merike, Kersti, Ariona, Liis, Maria ja muu Junior Achievementi tiim, et aitäh, et te olete fantastilised. Suur aitäh, jaa. Jääme siis tulemusi ootama. Aga pikkem jututa. Lähme edasi järgmise eriauhinnaga. Liigume siit siis Profexpo parima toiduvaldkonna õpilasfirma eripreemiani ning selle annab üle firma juhataja Kennet Sarv. Tere, Kennet! Tere! Rääkige, kuidas Profexol praegu, kuidas edeneb? Millega te tegelete ja kuidas te läheb? No, ütleme niimoodi, et ürituse korraldajana ootame, mis siit saama hakkab, aga ootame niimoodi, et küll need üritused jälle toimuma hakkavad ja siis on jälle toidumetsile suur panus sektori taastumisele. Toome kõik rohkem kokku. Väga geniaalne plaan. Aga rääkige, kes... Me oleme siin Junior Achievementiga 5 aastat koostööd teinud ja me oleme alati pannud parima toiduvaldkonna ettevõttele välja siis auhinnaks toidumetsil osalemise paketi, et nad saaksidki siis profidega silmast silma kohtuda. Messi külastajad on siis kaubandusostujuhid, toitlustussektor või siis toidutöösturid. Täpselt seal vahetuskontaktist tehaksegi businessit, inimesed inimestega. Nii, aga kui me tuleme selle aasta auhinna juurde, siis žürii tõstis esile, et see ettevõte tegi head turundust. Neil oli kihvt toote ja pakendidisain. Neil on hea ärivaist. Kusjuures mulle see idee ka väga-väga meeldib. Palju õnne, juhendaja Vahur Lell, pulbrimeistrid Tartu Jaan Poska gümnaasiumist on selle aasta parim toitlustusvaldkonna ettevõte. Toidumessil näeme. Aitäh, Kennet! Suur tänu ja suurepärane töö, pulbrimeistrid! Mis teete?
järgmise eriauhinna juurde. Järgmine eriauhind on Manpoweri Ready for Work eripreemia ning selle annab üle Manpoweri äriarendusjuht Kirke Altrov. Tere, Kirke! Tervist! Yeah. Nii, kas sa meid kuuled? Hästi, meie sind väga hästi ei kuule. Huvitav lugu. Nii, palju väga parem. hästi. Suurepärane. Tere, Kirke! Nii. Jälle kaotasime su ära siia kuhugi. Nii, lähme Nii, juba parem. Väga hästi, jätkame samas vaimus, palun. Nii, super. Ehk siis meie anname õpivõimekuse auhinda välja ja just sellest aspektist, et inimesed tööturuga kohaneksid ja õpiksid ja kasvaksid. Et meil on hea meel selles osas, et Manpoweri silmis on kõik võitjad, sest kõigil teil on soov ja võimekus ja tahe õppida. Aga kõige rohkem õppimist mõtestanud ettevõttele saame me siis anda sellise tunnustuse Manpower Ready for Work. Ja me tunnustame sind, Manpoweri võitja, selles, et oma meeskonnaga otsisite ja leidsite digitaalseid ja tehnilisi lahendusi olukorras, kus te mitte midagi ei teadnud ja õppisite ületama motivatsioonipuudust ja läbi raskuste toime tulema igasuguste tagasilöökidega, kus mitte midagi ei õnnestunud ja kõige tähtsam õppisite mõistma sellist kommunikatsioonitõhustust, kui teie tooted said saunas ootamatu kuumakontrolli. Manpoweri auhind läheb enda sõnul kõige paremas mõttes professoritele, kes küll sai professoriteks teises valdkonnas planeeritud ja kelleks on Robin, Erik, Karl Jakob ja Andreas õpilasfirmast Kera, juhendajaga Marko Kruusberg. Palju õnne! Kirke! Suur tänu, Kirke, ja palju õnne Kera Cases õpilasfirma noortele ettevõtjatele. Meie teod ja tahtmised on viinud meid selleni, kus maa, meie kallis maa, on sunnitud meile meelde tuletama, et ka temal on omad vajadused. Me ei saa oma kallist kodu niiviisi reostada, lõhkuda ja kasutada seda kui prügikasti. Me oleme läinud liiga kaugele, kui maa peab meile ise meelde tuletama, et piir on ületatud. Palju õnne Kera Cases ja ühtlasi tervitame kõiki, kes meiega nüüd alles liitunud on. Oleme oma eriauhindade jagamisega täpselt poole peale jõudnud. Peale mida pärast eriauhindade jagamist liigume siis juba top 3 juurde. Vähemalt meie siin stuudios oleme ülipõnevil, sest parim firma saab võimaluse esindada Eestit sel suvel toimuval rahvusvahelisel Zoomi kõnel. No, ehk siis Euroopa parim õpilasfirma valimisel. Tagasi ka auhindade juurde. Silma paista probleemilahenduse eripreemia annab üle ettevõtlusõppeprogrammi juht, ettevõtlusõppeprogrammi Edu ja Tegu programmi juht Kristi Ploom. Tere, Kristi! Tere! Tere! Praegu on äärmiselt keeruline aeg ning Edu ja Tegu on muutuva olukorraga suurepäraselt kohanenud. Te olete näiteks suure hulga e-tunde interneti üles riputanud. Mida te arvate, et kuidas selline internetipõhine haridus üldse ettevõtlusõppele mõjuma hakkab? No mina usun, et ettevõtlusõppele mõjub see väga hästi, et me kõik oleme õppinud, kuidas palju kiiremini omavahel kokku saada ja ühelt ürituselt teisele lülituda, et inimestel on palju rohkem aega ja palju rohkem võimalusi oma tegevusi ellu viia. Tõsi, aga kodudes ilmselt ka kõik juba ootavad, et kellele see eriauhind siis ikkagi läheb? Ja, meie poolt siis tõesti selline nutikas probleemilahendus.
ja selle eripreemia anname õpilasfirmale, kes paistis silma ühelt poolt väga hea stiiliga, teiselt poolt olid nende tooted väga kvaliteetsed ja osteti ära nii kiirelt, et tootmisel oli lausa raske sammu pidada. Žürii leidis, et tüdrukud on vägevalt tegutsenud ja selles tootes on kõvasti potentsiaali. Et nüüd võib-olla juba natuke aimame, aga stiilsed helkurdisainiga kotte ja pusasid saab igaüks Juniori õpilasfirmade e-poest ka osta. Nii et palju õnne ja edu õpilasfirma Sügis Tallinna Lilleküla gümnaasiumist. Suur-suur tänu teile, et te olete paljudele teistele noortele eeskujuks. Palju õnne õpilasfirmale Sügis. Kalev, kuule, kuidas sinuga üldse lood olid, et palju te õpilasfirmaga vaeva nägite, et edukas olla? No suurem osa ajast oli ikkagi pidev töö ja tootearendus. Ja nagu see ükskord, kui ma teile töökotta sõõrikuid tõin, jah? Jaa, täpselt. Me jäime isegi plussi kusjuures 7 euriga lausa. Müüsime ainult 2 toodet, nii et kõik see materjal jäi üle, see siiamaani kooli puutöökojas. No väga tublid jah, aga vaatame, kui lihtsalt või keeruliselt lõppvõistluse võitjatel on läinud. Ja Eppi Ander, järg on teie käes. Et kui möödunud korral rääkisime me kõige agaramatest õpilasfirmadest läbi võistluse ajaloo, siis ehk oleks paslik vaadata ka neid, kes on üritanud aastate jooksul lihtsamalt läbi saada. 2013 ja 3 põrsast tõestasid, et võistluseks ettevalmistus on nõrkadele ja piisab vaid 2 trikist, kuiv jää ja vedela lämmastikuga. Aga piisaski. Nende puhul on tore, et ma arvan, et võistluste peale nad ei mõelnud üldse. Nad tõesti tegid selle õpilasfirma selleks, et saada praktilise tööna natukene kergemini läbi uurimistööga. Aga asi tuli hästi välja ja nii nad võistlustele jõudsid. Võistlustele tulid nad lavale ka nii, et ega neil eriti see lavakõne ei olnud ette valmistatud. Rääkisid, mida juhtus, aga kuna nad ise olid stendivestlusel nii atraktiivsed, tõepoolest see kuiv jää tossas ja nad rääkisid silmade särades seda, mida nad teevad, et tegelikult ei olnud ilmselt kahtlust, et nad võidavad ja nii oligi. No ja kas Euroopa võistluseks õpiti siis ära 3. trikk? Õpiti. Tegelikult ikka neil neid trikke oli selle aja peale juba päris palju. Nad ikka tegid ära tervet show'd lasteaedades ja igal pool. Aga Euroopas oli seljavõit. See ei olnud kahtlustki, et nemad võidavad. Meil muidugi oli. Sa kunagi ei usu oma firmade võitu väga. Aga pärast tuli välja, et žürii esimees oli juba aruande peale öelnud, et tema arvab, et võitjad on käes. Ja seal oligi nii, et nende boksi ümber oli kogu aeg, me ei saanud pilti ka teha, sellepärast, et kogu aeg oli inimesi nii palju vaatamas, kuidas jää tossab ja kuidas õhupallist surutakse läbi nõelu ja nii edasi ja nii edasi. Igal juhul väga-väga tublid. Aga neil oli ka äri taga. Äri kestab ju siiamaani. Vaatame teisi näiteid. Läks vaid paar aastat mööda ja õpilasfirma Vuuch otsustas, et lihtsam tee võiduni on korruptsioon ja nii kaunistas nende puidust käekil Taavi Rõivase kätt. Vale lugu. Taavi Rõivas ei olnud žüriis. Siin ei ole mitte mingit korruptsiooni pandust. Aga tõepoolest, Taavi Rõivas sai nende kella. Ja see oli väga hea, sellepärast, et Taavi Rõivasele hakkas see nii meeldima, et ta kinkis selle ka Itaalia peaministrile ja kinkis selle Gruusia peaministrile. Paraku pärast me ei jõudnud ära naerda, et Vuuch on saanud väga tõhusa vahendi selleks, et peaministrid maha võtta. No ma võtan sul siit kohe kinni. Sa räägid, et võeti rahalt maha Itaalia ja Gruusia peaminister ehk Euroopasse mindi sama meetodiga järelikult. Jälle korruptsioon, aga unustati ära, et võistlus toimus sellel aastal ju Saksamaal ja Angela Merkel pidi jääma pikka ninaga. No ei ole ju korruptsioon. Ei saa olla, sellepärast, et selle peale ei mõeldud. Nii et aga ei, nad olid Euroopas vägevad. Kohale jõudsime me Euroopasse nii kändude kui ka põdravorstiga. Nii et boks nägi välja selline tõeliselt metsamehelik. Me unustasime ütlemata, et Vuuch müüs puidust käekelli ja siiamaani müüb edasi.
mõtetega põdravorstist ja 3 kännust tagasi stuudiosse. Suur tänu meie ekspertgrupile selle põneva ülevaate eest. Ma olen märganud, et ka puidutooted on sel aastal ka väga hinnas. Tõepoolest, žürii on terve päeva finalistile puid alla pannud. Tulevikupotentsiaali eripreemia juurde liikudes. Selle paneb välja Innove ning auhinna kuulutab välja Innove juhatuse liige Birgit Lao. Tere! Tere, Birgit! Tere, tere! Ma pean lihtsalt küsima teilt, et kõik kodudes, kõik gümnasistid ootavad, et seda otsust, mis tuleb siis lõpueksamite kohta, kas te saate natukene mingisugust saladuse loori kergitada või praegu veel absoluutselt ei tea? No valmistada tasub ja... Nii. Paistab, et meil on pisut tehnilisi viperusi. Ei ole hullu. Küll, tagasi. Oi, saime Birgiti tagasi. Jätkame eksamite teemast. Ja kõige põnevama koha pealt, jah? Ja, absoluutselt. No eksamid tulevad neile, kes on hästi valmistunud ja tahavad need suvel, kevadel ära teha. Neile teeme. Arusaadav. Selge. Aga rääkige siis, mis on õpilasfirma nimi, kes teie välja pandud eripreemia saab? Õpilasfirma, kellel on tulevikupotentsiaali ja on kiirteel tegelikult sinna tugevasse ja karmi ettevõtlusmaailma ja kes on tegelenud pikka aega selle teenusega, mis on kriisi ajal olnud ka väga edukas. Selle õpilasfirma nimi on Snack. Tuleb Tallinna 21. koolist ja juhendajad on ka meil ekraanilt juba teada, Epp Vodja ja Ander Hindermäe ning mainin ka ära mentori, kes tegi supertöö, Hendrik Hindov. Palju õnne meie poolt. Birgit. Palju õnne võitjale. Ja ongi käes aeg jätkusuutlikkuse eriauhinna väljaandmiseks ning see tuleb Coca-Cola Eesti poolt. Auhinna saaja teeb teatavaks Coca-Cola Eesti kommunikatsioonijuht Grete Transtock. Tere, Grete! Nii, küsin siis õpilasfirmade võistlusega seoses, et kas te Bellolimonaadi olete proovinud? Vot veel ei ole, et kui nad koju deliverit teevad, siis peaks proovima. No selge, aga mida Coca-Colalt siis Coca-Cola Eesti poolt õpilasfirmale välja panna on, kes teie eriauhinna võidab? No eks Coca-Cola ikkagi annab oma enda tooteid välja, kuid meil on kindlasti kotis ka paar üllatust varuks. Hästi. Ja õpilasfirma, kes selle auhinna endale saab, on? Ja, et antud eripreemia pälvib õpilasfirma, kes on jälginud meie eripreemia kriteeriumid, milleks on kindlasti roheline mõtteviis, keskkonnateadlikkus ja nad on teinud lihtsatest toorainetest väga nutika lahenduse, kasutades tootmisel tööstusjääke ja on ühendanud väiksesse kotti 3 erinevat lauamängu ja kes juba vihjatest aru sai, siis eripreemia võitja on õpilasfirma Mängutasku Põlva gümnaasiumis. Palju õnne! Aitäh, Grete! Palju õnne Mängutaskule ka meie poolt!
sa tähele pannud, kuidas me sageli end telefoni unustame? Mängutasku. Veeda oma sõprade ja lähedastega mõnusalt kvaliteetaega. Mängutaskuga saad 4 palavalt armastatud mängu. Nii, ja meil on anda üle veel üks lisaeriauhind. Žürii on öelnud, et neid võlus selle auhinna puhul, auhinna välja andmise puhul või motiveeris neid seda auhinda välja andma tsitaat. Nimelt, vabandan enda väljenduse pärast, aga ma ilgelt kaifin nahatööd. See, kuidas nahk ja puit kokku sulavad tooteks, võtab aega ja vaeva, kuid lõpptulemus on nii hea. Ta pälvis rohkelt kiidusõnu ja võlus selle lausega žüriid. Eriauhind läheb ühele säravale persoonile ja eriauhinna nimi ongi särav persoon. Selleks on Mihkel Türmpuu õpilasfirmast Chemihaka. Palju õnne, Mihkel! Siit, aga liigume edasi. Nii, aga kas sa tead, mis on ühist Hugo Bossil ja väikestel kärbestel? Kas prügikastid või hiirelõksud? Millist rolli mängis põrandaküte Euroopa parim õpilasfirma eduloos? Neid küsimusi lahkavad kohe Ander ja Epp. Palun. Et me oleme oma ajaloorännakutes jõudnud lähiaastateni, aga kui vaadata õpilasfirma tooteid, siis läks asi justkui aina hullemaks. 2017. aastal saatsime Eestit Euroopasse esindama prügikasti. Mis sel aastal? Kas võidab õpilasfirma hiirelõks? Seda ei tea, kes sel aastal võidab, eks me näeme. Hiirelõkse vist küll välja panna sel aastal ei ole, aga eks elu näitab. Aga mis nendesse prügikastidesse puutub, Ander? Need ei olnud tavalised prügikastid, need oli biolagundavad kastid toidujäätmete jaoks. No teatavasti see prügikast lehkas esimestel katsetuskuudel nagu aisev banaan, et kas Euroopa võistluseks lõhnastati see üle Hugo Bossiga või piirduti Coco Chaneliga? Asi läks natuke kergemalt, kuigi ma ausalt öelda imetlen Festera vanemate vastupidavust, et ühte poissi tema majast või korterist välja ei tõstetud, sellepärast et prügikasti arendamisel, kui sinna toidujäätmeid sisse panna, tuli välja, et vähe sellest, et asi haiseb, vaid hakkas tulema ka väiksed kärbsed. Terve maja kärbseid ja haisu täis. Ühel öösel ei pidanud enam Chris Robin ise vastu ja tõstis haisva kasti põrandasoojendusega vannituppa. Hommikuks olid kadunud nii kärbsed kui ka hais. Tootearendus. Ja kuidas kärbsevaba prügikastil Euroopas läks? Kärbsevaba prügikast võitis Euroopa, kuigi sellesse ei uskunud enne mitte keegi. No ma arvan, et me ikkagi peaksime kaaluma seda hiirelõksu varianti siis sellisel juhul ikkagi. Aga möödunud aastal siis tundub, et Eesti parim õpilasfirma võistluse žürii sai inspiratsiooni loomulikult Eesti laulust. Kui meie saatsime Eurovisioonile Eestit esindama rootslase Viktor Krone ja sarnaselt sellele valikule teeb Põffi žürii peaaegu samasuguse valiku ja meid esindab rootsipärase nimega Brand. Jaa, see oli kannapööre koledatest asjadest ilusate asjade juurde. Brand tegi juuksehooldusvahendeid, et ka noored mehed näeksid kenad välja. Ma ei näe täna sinu peas Brandi tooted, et ma saan aru, et nad veensid Eesti, peaaegu ka Euroopa, sest said seal teise koha, aga suurt Epp Vodjat puutumatuna jätnud. Vale jutt. Esiteks ei ole ma sihtrühm, aga teiseks ma ka ostsin selle toote. Ainult, et otsas on ja Brand enam turul ei ole kahjuks. Midagi teha. No Epp, sellel aastal selgub siis 25. Eesti parim õpilasfirma. Ütle mulle, kas sa oled uhke, et võistlus on jõudnud sama kaugele kui mina oma eluga? Ander, ma ei ole uhke, ma olen õnnelik, et sina oled sama vana kui meie võistlus. Tegelikult on mul tõesti väga hea meel, et see asi kestab ja läheb aasta-aastalt ainult paremaks. Selline oli siis meie kiire tagasivaade Eesti võistluse ajalukku. Kui te soovite rohkem lugusid lugeda, siis minge veebiadressile pof.ja.ee/ajalugu ja saate tutvuda kõigi Epu lugudega läbi 25 aasta. Nüüd aga vaatame, kuidas meenutas õpilasfirma Brand oma eelmise aasta võistlust. Tere, kallid noored! Ma soovin teile kõigile suurt edu eesseisval võistlusel.
Eelnev aasta õpetas mulle, mida tegelikult ettevõtlus tähendab. See tähendab lugematut arvu töötunde, suurt visiooni ja soovi saata korda endast midagi palju-palju suuremat. Ka minu jaoks oli õpilasfirma tegemine minu senise elu kõige raskem, aga vaieldamatult ka kõige parem kogemus. Peale õpilasfirmat arvasin ma alguses, et nüüd olen ma kõva ärikas valmis. Aga võin nüüd tõdeda, et tegelikult on õpilasfirma tegemine alles esimene väike samm ettevõtjaks saamisel. Kallid finalistid, ma mäletan tänaseni tunnet, mis valdas mind gaalaõhtul. See ei olnud mitte võidu, vaid rahulolu tunne. See oli tõestus iseendale, et iga noor on võimeline looma midagi lahedat. Võtke tänast kui uue peatüki algust ja uskuge mind, maailm on teie päralt, kui te seda vaid ise soovite. Edu ja jaksu Brandist! Karoliina, mis sa arvad, kas see aasta jõudub ka mingi lambifirma? Ma arvan, et me ei tea millestki midagi. Tõsisematel teemadel jätkates. Tervitame kõiki, kes meiega vahepeal liitunud on. Me oleme märkamatult jõudnud oma tänase gaalaõhtu lõpusirgele. Tõepoolest, meieni on jõudnud parim õpilasfirma 2020 võitjate nimed. Tänased auhinnad on välja pannud Monton, Bolt, SEB ja EBS. Lisaks sellele teeb võitjatega ühe vinge fotosessiooniga Gretel Kuusk, kes on ühtlasi minu Facebooki profiili pildi autor. Ja muidugi on juubeliaasta parimal õpilasfirmal au ja võimalus esindada Eestit selle aastasel Euroopa võistlusel. Aga mis sa arvad, kes siis selle tiitli koju toob? No nagu me kuulsime, erinevaid puidutooteid, no need on alati väga teemas olnud. See aasta pole ka erand. Ja, tõsi, sul on õigus. Üle-eelmine aasta ma mäletan, üllatati kõiki, kui Sest võitis ERMis lõppvõistluse. Äkki on seekord ka ehted teemas? Ja võimalik, aga samas kellel ei oleks lampi vaja, pluss minu meelest on need täiesti geniaalsed, pluss see disain mõlemal firmal, no nad võivad ju ka vabalt võita. Ja, samas, ega me nii või naa võitit enne teada ei saa, kui see välja selgid, kui me selle välja ütleme. Niisiis, vaatame, kes on kolmanda koha omanik. Meil on kavas kirjas, et kõigepealt näidatakse mingit slaidi ja siis Karl Paadam räägib žürii otsusest. Okei, mulle sobib. Las me grillivad veel natukene. Tere, Karl! Tere taas! No nii, tere! Rääkige siis pisut lähemalt kolmanda koha otsusest või kuidas see välja selgitati? Jaa, kolmanda koha meeskonnal oli kindlasti kõige sellisem pulbitsemam vibe. Sellel õpilasfirmal oli selgelt kõige parem bränd või peaaegu, et võiks öelda, et ainuke, kellel oli tõeliselt brändi, nende turundus oli selgelt mitmetahuline. Et nende energia ja entusiasm paistsid hästi-hästi kaugele ja ma arvan, et kui nad vähegi viitsivad sellest nüüd kõigest, mis neil siit tõukeks kaasa tuleb, kaasa võtta, siis nende asi saab olema edukas ka pärast õpilasfirmat. Nii. Selge. Ja nad vist juba tahaks teada, kes nad on. Jaa, ehk siis PÖF 2020 võistluse 3. koht on pärit Tartust, Jaan Poska gümnaasiumist, juhendajaks Vahur Lell ja mentoriks Georg Kaasik. 3. koht läheb õpilasfirmale Pulbrimeistrid. Mis teete?
Palju-palju õnne pulbrimeistritele. Kõik auhinnad muuseas toimetatakse kohale läbi õpetajate, seega võitjad, võtke neil nööbist kinni ja minge oma audusedele järgi. Omnival on praegu pisut liiga palju tegemist, jah. Aga Kalev, kuidas sa toidufirmadesse suhtud? Best Ice oli minu aastal küll päris kõva tegija. Jaa, tõsi. Pulbrimeistrid just võtsid 3. koha. Samas ükski karastusjoogi bränd pole veel nende Instas promoma hakanud, nii et ootan pakkumisi. Aga samas, tuubitoit tundub ka nagu hea variant, eriti praegusel ajal, mida nagu mustemateks päevadeks koguda. Ja samas, need, kellel närvid endiselt läbi on selle karantiini ja kõige pärast saavad näiteks biolagunevat nätsu närida, et ennast maha rahustada. Ühesõnaga, meil pole õrna aimugi, kes siit parimana välja tuleb. Karl, kas sa saaksid palun natukene selgitada, kuidas te vähemalt teise koha valisite? Jaa, hea meelega. Teine koht oli äärmiselt struktureeritud, fantastiline kirjalik aruanne, artikuleeritud esitlus, läbimõeldud ärikontseptsioon, suurepärane turundus. Teine koht jättis tõesti mulje, et tegemist ei ole kooliõpilastega, vaid tegemist on juba päris professionaalidega. No nii. Selge. Ehk siis... Aga kes see õpilasfirma võib olla? Huvitav ja, nad vist tahaks teada kõik juba. Meie teame. 2020 võistlused teine koht. Läheb Eestisse. Jaa. Nad on pärit samamoodi Tartust. Hugo Treffner gümnaasiumist. Juhendajaks Ülle Seebri ja mentoriks Mihkel Marius Jezerski. PõF 2020 teine koht on õpilasfirma Münt. Enda jalajälje vähendamiseks teeme teadlikke samme. Ühekordse topsi asemel kasutame enda termokruusi. Liikudes valime kondimootori, mitte vanad diisliparsa ning toidulaual eelistame alati kodumaist puhast toorainet. Ja kilekotid, need on juba ammu out. Aga hambapasta ikka vanas tuubis. Münt. Hammaste pesu uues kuues. Pole pakendit, pole prügi, pole probleemi. Veel kord palju õnne meie ja ka kõigi kodust vaatajate puhul Mündile. Jäänud on veel üle anda ainult üks auhind ning kuulutada välja Eesti parim õpilasfirma 2020. Muideks, seda auhinda antakse välja juba 25 aastat. Ja see tiitel on väga suur au kõigile noortele ettevõtjatele. Ma usun, et iga õpilasfirma tahaks seda saada. Head Junior Achievementi programmis osalejad, suur tänu, et te olete panustanud oma aega, energiat ja häid ideid õpilasfirma loomisesse. Eesti ainsa äriülikoolina on EBS enam kui 30 aasta jooksul püüdnud aidata kaasa sellele, et Eestis oleks rohkem edukaid, hästi juhitud ettevõtteid ja ka häid töökohti, millel töötamine pakuks eneseteostusvõimalust ja rahulolu. Junior Achievementi programmi vilistlastest on EBS-is õppinud näiteks Verifi, Jobaticali ja e-agronoomi loojad. Aga EBS-ist on tuule tiibadesse saanud ka 2 Eestis sündinud unikorni või ükssarviku loojad. Mul on ääretult hea meel anda Eesti parima õpilasfirma 2020. aasta konkursi võitjale auhinnaks stipendium õppimaks 1 semestri jooksul tasuta Estonian Business Schoolis teile meelepärases programmis. Tõsi, just teiesugustele ambitsioonikatele, noortele ettevõtjatele, kes soovivad ennast proovile panna rahvusvahelisel areenil, oleme me disaininud ka täiesti uue ja maailmas unikaalse
ettevõtlus õppekava Entrepreneurship in Digital Era või siis ettevõtlus digiajastul. Selles õppekavas õppimine on justkui sõit ärisimulaatoril, kus te saate proovida ettevõtte juhtimist tema asutamisest kuni tegevuse lõpetamiseni. Ja head ettevõtlusentusiastid, ärge kunagi unustage, et ettevõtlus on elustiil ja ettevõtlikkus on elukestva õppimise stiil. Lennake kõrgelt ja mis peamine, lennake stiilselt. Siinkohal natukene parandaksin härra Liivatit, sellepärast, et peaauhind on saada aastaks, mitte semestriks tasuta õpe siis EBS-i. Nii, aga mis sa arvad, kas see võidab siis? Ma ei tea, 10 firmat on veel valikus. Ja lisaks puidu- ja toidufirmadele on veel igast muude põnevate lahendustega ettevõtteid selle aastasel võistlusel. Kõigil on suhteliselt võrdsed võimalused. Ja, tõsi. Ma kujutan küll juba ette, kui ükskord kodust välja saab ja siis saab sõpradega chillida ja seltskonnamängud oleks küll päris vinge asi, mida kaasa võtta endaga. Ja selle ajani saab üksi rattaga sõitmas käia või siis perega ja mõtle, kui mugav, kui sul on telefonilaadi ja põhimõtteliselt ratta külge juba ehitatud. Saad metsas ka TikTokke vaadata. Ja täpselt. Ja kui sõitma lähed, mõtle, kui hea, kui see tote-bag'i peal juba Elkur olemas on. Ei pea hämaras autole jääma. Nojah, on targad ikka need tänapäeva noored on ju. Ja, tõsi. Aga uurime Karlilt, mis žürii meie spekulatsioonidest arvab? Žürii mõtles ja arutles pikalt ja vaidles päris palju. Me käisime läbi kõik meie võidufirmad ülidetailselt, et esimene koht, seal on tegemist ettevõtjatega. Nad saavad aru sellest, mismoodi ettevõtlusmaailm töötab, nad saavad riskidest aru, aga eelkõige on tegemist selgelt kõige ladusama ja parema meeskonnatööga ja meeskonnatöö on ülioluline igasuguses ettevõtluses. Neil on omavahel usaldus, arusaamine ja neil on ka väga hea toode. Ja see, mida ma ka alguses mainisin, et tegemist on kõige parema sooritusega, nii-öelda execution ärilises mõttes. Nende toode on päris toode, seda võiks päriselt osta, seda ostaks iga meie žürii liige. Ja kuigi meie investeerime raha asemel nendesse toredatesse õpilastesse usalduse, siis tegelikult me otsustasime, et kui neil oleks sellist soovi, siis me tegelikult oleksime nõus rahastama sellist ettevõtlust ja expansionit ka teatud tingimustel. Nii, suur tänu selle ülevaate eest. Ja võitja on... Oota, lase mina ütlen, see koos ütlemine on alati nii cringe, kui on. Ma ütlen ise, mul tuleb paremini. Kuidas sa oled 2 korda öelnud juba, lase mul nüüd öelda. Nii. Ja võitja on... Oot, sul on vale nimi siin. Vaat, see on varasemate aastate värk, see otsi õige. See on loogiline ka. Ma mäletan, kui me paar aastat tagasi ERMis tegime seda võistlust, ma olin ise ka vabatahtlik, siis kõik olid 2-3 päeva püsti jalu üleval, jooksid ringi, toimetasid kohvi peal. OM Filmistuudio, kes praegu seda asja ka korraldab, nad on mitu aastat teinud seda, et suurepärast tööd teevad, aga nagu vahepeal võivad lihtsalt vead sisse tulla. Ja Martin, nende pealik, toimetab juba 3. päeva järjest Monster Energy peal. Aitäh meie ülekandetiimile. Absoluutselt ja heli- ja valgustehnikud ei saa ka absoluutselt unustada. Nad on tõenäoliselt sama pikalt üleval olnud. Ma kuulsin, et kohvimasin läks meil tagaruumis 2 tundi tagasi katki, siis liiga palju kohvi juuakse lihtsalt. Ja. Kuule, aga meil jäi pooleli vist veidi midagi siin. Jaa, muidugi. Kas leidsid selle õige nime? Ja, siin ta oli siin õiges kohas kirjas. Nii, kes see võitja siis on, jah? Jah. Parim õpilasfirma 2020. Eesti parim õpilasfirma 2020. 25. aasta parim õpilasfirma on? Ei ole Münt. Ei ole Pulbrimeistrid. Nad olid juba eelmised. Huvitav, jah? Mul on siin kirjas, te ei tea. Ütle. Äkki ütlen. Õpilasfirma EHA. 21. koolist. Juhendajad Andre Hindremäe ja Epp Vodja ja mentor Priit Kerma.
tervitus. Tšauki. Kuidas emotsioonid on? Nii, kuulete meid ikka, jah? No nii. Ehk siis, kuni me lahendame oma tehnilised viperused ära, me tahaksime tänada Radiostech stuudiot, kus kogu see asi võimalik on, kus me seda ülekannet teeme. Ja samuti tahaks tänada kõiki õpetajaid, juhendajaid, mentoreid, neist parimaid siin on juba tänatud erinevate eriauhindadega. Samuti ka meie suurtoetajad SEB, EBS, Monton, Bolt, Gretel Kuusk. Ja ilmselgelt tahaksime ka tänada kõiki õpilasfirmasid. Kõiki, kes on oma aega panustanud selle suurepärase programmi jaoks. Ja teisi koostööpartnereid. Aga kas see õpilasfirma on meil nüüd äkki liinil? Palju õnne teile, Eha, ja edu! Olgu. Nii. Aga olemegi jõudnud lõppu oma ülekandega, oma suurepärase galaõhtuga. Ja parimad on välja selgitatud ja jääme järgmise aasta võistlust vist ootama. Loodetavasti see niimoodi neti teel ei tule siin. Paar asja muidu jääb vahe silma vahele. Ja nagu me ütlesime kõik, nagu me ütlesime, ka EHA läheb esindama meie riiki Euroopa lõppvõistlusel, mis seekord toimub ka online süsteemis, nagu see võistluski siin. Nii et rahvusvahelistesse Zoomi kõnedesse Eestit esindama. Absoluutselt. Jäävad koju, ei ole vaja kuhugi sõita, ei saagi kuhugi sõita, mis seal ikka, aga EHA noored, väga tublid, palju õnne. Mida oli siis žüriil öelda veel võitjate kohta, miks just nemad? Neil olevat olnud väga ilus koduleht ja öeldi, et oma tootega võivad nad siseneda luksustoodete turule. Nad on ka juba patendile mõelnud ja samuti panustavad nad kogu aega edasi arenemiseks, et loodetavasti ka siis siit OÜ-ni jõuda, kes teab? Jaa, võib-olla tõesti, seepärast, et tootearendus on neil suurepärane ja üleüldiselt žürii oli väga-väga rahul nendega. Nagu te kuulsite, põhimõtteliselt päris firma, kutsusid neid juba päris ettevõtjateks. Nii, aga nüüd oleme tõesti lõppu jõudnud. Suur aitäh teile, kõik, kes te kodudest meid vaatasite. Aitäh meie kaamerameestele. Absoluutselt. Juba said tänatud Radiostech stuudio, kes meid siia lahkelt lubas seda filmima. Ja järgmise aastane siis, mis sa arvad? Äkki oleme jälle meie asjad, kes teab? Võib-olla tõesti. Tšauki! Olge tublid!